Tere, mina olen Age. Ma mõtlesin, ma alguses ei hoia seda mikrofoni käes, sest see üks minu arenguteadlukse kohti on see, et ma olen küll ülikoolis üle 10 aasta õpetanud, täna enam ei õpeta ja koolitanud päris palju, aga tavaliselt esimesed 5 minutit mul käed värisevad ja ma tean seda. Seelik on ka sellepärast pikem, et põlved ka värisevad, aga täna ma vaatan, et tegelikult ma saan mikrit hoida küll. Ma loodan, et kostab ka, ma pean vist nii hoidma. Et eks see on üks osa sellest, et see töö inimestega, mis on tänase konverentsi teema, et ega ma ilmselt midagi sellist uudset ei ütle, kui ma ütlen teile, et töö inimestega algab sellest kõige olulisemast ja kõige lähedasemast inimesest ehk meist endast, teist igast ühest endast. Et need küsimused, mida mina küsin inimestelt, on see, et kus ma täna olen ja kuhu ma liigun. Et kui need küsimused on iseendalt küsimata ja ise ei oska ennast mõtestada, siis mismoodi on võimalik mõista ja mõtestada teisi inimesi ja toetada neid teisi inimesi. Et see teadlikkus iseendast on see, mis loob vabaduse. See on see, kuidas mina mõtestan oma tööd nii indiviidi kui organisatsiooni kontekstis. Et kui ma tean, kuidas ma toimin, kus ma olen, miks ma nii toimin, mis mind mõjutab, mis mind toetab, mis mind takistab, mis on mul oluline, kes ma olen, siis on võimalik liikuda ja siis on võimalik teha valikuid, sest ma näen neid valikuid. Ma arvan, et te olete ka puutunud kokku inimestega, kes ütlevad, et siin ei muutu mitte midagi. Asjad on nii, nagu on ja ongi raske, aga tegelikult see on selline hea turvakeskkond, kus olla. Et meile tundub, et raskused ei peaks olema turvaline keskkond, aga tegelikult on nad osadele inimestele siiski turvaliseks keskkonnaks. Sest need samad raskused, mis olid eile, on täna ja on tõenäoliselt ka homme ja siis ei ole hirmus. Aga need valikud, aitäh, ja ma mingil hetkel natukene joonistan, valikud on olulised. Ja Kati rääkis väga mõnusalt sissejuhatuseks ära selle kaose ja korra teema, mis minul ka siin oma töös nagu hästi olulisel kohal on. Et selleks, et seda korda luua, siis selle iseenda avastamise teel on samamoodi see kaos tegelikult parem kui kontroll. Mõtlen, kui palju ma iseendast veel siia räägin. Me mõtlesime siin paar päeva tagasi assistentidega, et mis see minu nimetus võiks olla, mis Lisanal ka natukene õhku jäi. Et kuidas mind kutsuda. Aga ma räägin selleks natuke seda, et mismoodi milliste metafooride kaudu ma oma tööd mõtestan. Üks metafoor, mida ma kasutan, on kompass. Ja selline tööalase kompassi seadistamine. Ja see ei ole nagu see tavaline kompass, mis näitab põhjasuunda. Kes on näinud Kariibi mere piraate? Mäletate, milline kompass Jack Sparrow oli? Mida ta näitas? Rummi näitas väga hea. Ja ta näitas seda, mida ta tahtis, ehk et see, mida inimene elus kõige rohkem tahab, sinna suunda see kompass näitas. Ja see tööalane kompass näitab ka sinna samma suunda. Ja kui ta meil on kalibreerimata, ega ta näitab ikka ja liigutab meid ikka. Aga mine tea, kuhu suunda. Noortega me tavaliselt räägime sellel teemal, et äkki ta näitab sinna suunda, kus sul nagu vanemad tahavad, et ta näitaks. Või siis sinna suunda, mis sa kuskilt, vaadake, mul hakkab käsi nüüd värisema, ma mõtlesin, et alguses hakkab väga huvitav. Siuke eneseteadlikkus. Kuidas teil üldse praegu enesetunne on? Teile värisema? Väga hea. Aitäh. Äkki see läheb mul ka ära? Ei, ta läheb. Et see ühesõnaga, läks endal tähelepanu ka mõnusalt ära. Et selle kompassi seadistamise puhul siis on oluline teada just neid küsimusi, mida ma kohe teie käest ka küsin. Ma tahaks teid natukene siin liigutada. See tähendab seda, et ma küsin teilt 2 küsimust ja meil on skaala 0-100. Tegelikult on 2, aga ma teen 1, sest et me kasutame 1. Ütleme, et need on protsendid. Ja ma küsin teilt küsimusi ja teie ülesanne on anda vastus läbi selle, et kohe läbi sisetunde, mis teil seest tuleb, et kas see on minu jaoks 0 või see on minu jaoks 100. Ja 0 tähendab seda, et te istute maha
teeme nii, et pikali ei pea viskama, aga kes tunneb, et täitsa null on, et siis istud maas ja kui on 100, siis seisad sedasi viimase piirini kikivarvul. Nõus? Teeme ära, saate natuke liigutada ka. Sõrmi saite katiga liigutada, nüüd saate keha ka. Ja esimene küsimus on see, et ma tean, kus ma oma elus olen. Lase sisetunne kõigepealt, ära mõtle, see ei ole pea küsimus. Ja vaadake ringi, kus inimesed on. Väga hea. Teine küsimus on see, et ma tean, kuhu ma oma elus liigun. Ja vaadake ümber ringi. Võtan ise ka mingi asandi sisse. Väga hea. Võite istuda. Olid erinevad kohad. Osad seisid kikivarvul, osad kükitasid. Ja see on sellega on üli hästi, sest täpselt niimoodi me erinevates kohtades elus olemegi, et kus parasjagu, ka iga kogemus, mis meie ellu tuleb, see mõjutab seda meie arusaama sellest, kes ma olen ja kus ma olen ja sellest, kuhu ma liigun. Mina ise samamoodi, umbes veebruarini sellest aastast, mitte umbes veebruarini oligi, teadsin väga hästi, kuidas asjad on. Kompass oli hästi seadistatud, ma teadsin, mis mul oluline on. Ma teadsin, kuidas mul tööga asjad on, ma teadsin, et ma eelkaitsen ja siis kaitsen oma doktoritöö, mis on juba sama vana, kui mu noorem laps on, ma ei ütleda vanust teile igaks juhuks. Ja mu vanemal lapsel on muideks täna sünnipäev, see 15. Kui ma siit lähen, siis ma lähen enda linna peale. Ja ma teadsin, kuidas mul ettevõttes asjad on, mis mul sihid on, kuidas ma liigun, kuidas ma lapsi toetan. Koroona aeg andis hästi palju häid tööriistu kätte selleks, sest ma nägin neid ju kogu aeg. Abieluga oli hästi. Kõik toimis. Sõpradega ma õudselt meeldib sõpradega sügavaid vestlusi pidada korra nädalas minimaalselt. Seda jõudsin teha, väga mõnus. Aga siis algas sõda. Ja läks mõned nädalad ja mina andsin kõigepealt oma sõrme, mõtlesin, et koordineerin paar nädalat ja siis lähen tagasi oma tegemiste juurde. Aga seejärel terve südame ja kõik oma jäsemed selle tarbeks, et toetada siis vabatahtlikke, kes ekraanikeskuses sõjapõgenike lainelist abi andsid. Ja see oli selline koordineeriv töö alguses minu jaoks. Võtsin ma natukene toetan neid ja siis vaatan, mis saab. Aga tegelikult oli mu prefrontaalne korteks hõivatud üleni kõikidest tegemistest, mis seal ekraanikeskuses toimus. Kõikide tiimide tegemistest. Ma olin selle protsessiga seotud 3,5 kuud ja selle käigus me jõudsime seda kaubamaja. Ma nimetasin seda toona oma meeskonna jaoks lendavaks kaubamajaks, sest ma ei tea, te teate, startupi maailmas tavaliselt öeldakse, et startupid on, nad ehitavad nagu lendavat lennukit, et samal ajal, kui sa lendad, siis sa ehitad seda. Ja siis meil oli siin lendav kaubamaja töötas, aga seda nagu struktuuri mõttes ju veel ei olnud, et kõik see toimis ja me ehitasime samal ajal. Ehitasime, oli palju igasuguseid suhteküsimusi ja probleeme, oli igasuguseid selliseid teemasid, millega tuli mingil hetkel suisa politseiga tegemist teha, sest oli selliseid inimesi, kes käisid seal korjamas mingeid asju. Oli protsesside ülesehitamist ja juhtimist, seda meeskonna kasvatamist. Lõpuks oli see meeskond, siis põhimeeskond 45 inimest, pluss 100 vabatahtlikku lisaks. Ja mina kujutasin ette pool sellest ajast, et ma niimoodi nähtamatult natukene koordineerin. Ja siis poole peal võtsime endale appi coachi, kes aitas mul leida jälle selle ühenduse iseendaga, sest sõprade jaoks mul aega ei olnud. Mul tegelikult oli aega küll, aga kuna see korteks oli siin täiesti hõivatud, siis ma ei suutnud organiseerida kohtumisi. Ja kõik see muu elu kogu selle protsessi käigus vajus uttu. Õnneks mu lapsed käivad erinevates koolides, üks kool lõpetab natukene varem. Siis vajus ära see vajadus, et ma pean teda toetama. Mu söömine kadus ära. Sellisel moel, nagu ma olin seda teinud koroona alguses, me tegime abikaasaga läbi WildFiti programmi ja olime pärast seda ilusti selles WildFit Living protsessis ka ja see oli väga mõnus. Aga siis kadus see kõik ära, sest erinevate selliste suhte ja mis iganes teemadega ma esimese 2 nädalaga kaotasin 2 kilo. Mul ei ole neid niikuinii väga palju ja see ei olnud nagu väga tore. Ja siis ma lasin kõik need söömise põhimõtted ka
uksest välja. Ja jäin siis vaatlema. Õnneks, kuna ma mediteerin juba aastaid, et siis see aitas hoida ennast sellises rahus ja sellises vaatlevas positsioonis, et ma siis vaatasin, mis mu ümber toimub, kuidas ma toimin. Või mis tegelikult minu ümber toimub, aga ma ei jõudnud sellesse väga panustada. Õnneks oli mul sõpru, kes siis hoolitsesid ise selle eest, et saame kokku. Ja siis me saime. Ja need olid väga head hetked. Vaatasin, kes on see abikaasa, kellega ma 20 aastat olen koos elanud. Et kas ma olen projitseerinud talle mingisuguseid oma nägemusi, et lasen tal lihtsalt olla tema ise, et kes ta on. Et selline vaatlemine läbi udu ja samal ajal siis fookus muul. Et see ja kasvamine siis koos coachiga selleks juhiks, sellepärast, et see nähtamatuse teema, seda me võime pausi ajal arutada, sellel oli oma põhjus, miks ma tahtsin nähtamatu olla. Aga et võtta vastu siis see otsus, et kui mul on 45 + 100 inimest, siis tegelikult ma ikka nähtamatu olla ei saa. Et nende jaoks nagu päriselt olemas olla. Ja see oli selline põnev aeg, millest ma siis suvise perioodi taastusin, kalibreerisin oma kompassi, tegin kompassi retriidi praktiliselt ise endale, õnneks mul oli seal mõned inimesed ka, aga ma ütlesin, mul on ükskõik, kui palju teid tuleb, ma teen selle igal juhul ära, mul on endal vaja. Ja kalibreerisin seal mingeid osasid ära, aga täna ma olen ikka natukene sellises seisus, et kes ma olen ja mida ma siis tahan. Et mul see küsimus on endiselt laual. Ja see teadlikkus selles mõttes on vajalik, et me võtame need 2 küsimust natuke peenemalt kohe lahti ka. Et mida see teadlikkus nagu loob. Ja, teeme niimoodi. Nüüd te ei pea püsti tõusma. Nüüd on hea, kui teil on märkmikud ja saate jälle vaadata sisetundesse ja pange kirja, ma teile aega väga palju ei jätta. Sellel ajal, kui ma tutvustan seda valdkonda, me jagame 4 osaks elu, analüütilised kategooriad. Ja tutvustan teile ja sellel ajal, kui ma tutvustan, siis teil kerkib seest number 0-100 ja siis võite märkida selle sinna. Need on 4 teemat, võite teha endale sinna mingid graafikud või lihtsalt numbrid kirjutada, vaadake, kuidas teil tunne on. Ja esimene valdkond, kus ma palun teil ennast hinnata, on töö. See on siis kõik see tegevus, mida te teete, mida te nimetate ise tööks. Kas te saate selle eest palka? Mõnikord on vabatahtlik töö ka selline, kus ta on natuke rohkem töö kui midagi muud. Et mõelge. Kõik, mis on töö, rahaga seotud, arengu panete sinna sisse ka. Et kõik, mis on nagu tööga seotud, kuidas teil selles vallas läheb? 0-100. Teie enda skaala on see, et meil selliseid standardeid ei ole. Sinu enda arvates, kuidas sul selles vallas läheb? Teine valdkond, pikalt mõelda ei lase, on armastus. Täitsa teise otsa lähme. Armastus ei ole siis ainult romantilises mõttes armastus, vaid lähedased, lemmikloomadeni välja. Kõik see armastus, mida te ise jagate ja kõik see armastus, mida te ise vastu saate. Et selline tasakaalumoment ka. Kuidas teil läheb armastuse valdkonnas? 0-100. Iseenda skaala, sisetunne. Nii, 3. valdkond on tervis. Ja siin samamoodi siis üks pool on füüsiline tervis, et kui palju te sellesse panustate, kuidas te ennast tunnete. Mul näiteks täna, kui ma innet paneks, siis ma ei tea, mis asi siin on. Ma olen mingi 18 aastat rahvatantsu tantsinud ja meil oli eile, ma ei tea, kes teab tühja jutu tantsu, olete te kuulnud kunagi? Ei ole. Seal peab olema sellises asendis kogu aeg. Ja ma tunnen, et see ei ole üldse minu tants. See vana inimeste tegemine, et kuidagi tuleb mingi parem viis leida. Aga mitte siis ainult füüsiline, vaid ka emotsionaalne, vaimne. Ja kui keegi toimetab natuke kõrgematel astmetel, siis spirituaalne tervis ka. Et vaadake kõik tasandid, et see on kõik kokku. Kui palju ma panustan, kui hästi ma ennast sellest tunnen. Number kirjas. Ja viimane 4. valdkond on lõbu, fun. Et see on kõik see, mis ei mahu siis töö alla. Teater, muusika, kino, ma käin palju tantsimas, mingisugused sõpradega väljas olemised, kõik see, mis teie jaoks on lõbu. Kuidas selles vallas läheb? 0-100. Nii, ja kui numbrid on kirjas, siis ma annan teile nüüd paar minutit, et oma kõrval oleva naabriga jagada oma esimesi märkamisi. Need võivad olla sellised märkamised, ma teadsin seda niikuinii.
aga võib-olla on hea mustvalgelt neile korra otsa vaadata. No milliseid märkamisi oli? Tahab keegi välja hõisata? Tahab keegi hõisata mõne hea märkamise, mis tõenäoliselt kõnetab kõiki? Üks on ilmselt see, et ma teadsin seda enne ka, et asjad on nii. Kas teil mõni valdkond päris nullis ka kellelgi oli? No sealt on ainult edasi minna, on ju? Väga hea. Teeme nüüd sellise liigutuse, et vaatate neile valdkondadele otsa ja kirjutate sinna ümber iga ühele märksõnu ja mingeid mõtteid mõne minuti jooksul, et mida te juba teete selles valdkonnas hästi, kui ei ole päris null, sinna ei saa seda kirjutada ilmselt, aga võib-olla on ja siis hakkab see korrigeeruma see number. Et mida te teete juba hästi, et me muidu viiskame lapse koos pesuveega välja, et me seda ei teeks, et me hakkame kohe keskendume probleemidele ja siis hakkame toimetama sellega, aga mis on hea, selle unustame ära. Et kui on mingi protsent seal kirjas, siis see tähendab seda, et midagi on juba väga hästi. Pange neid märksõnu sinna natukene kirja enda jaoks. No nii. Teile täna siin rohkem aega ei anna, aga mida ma julgustan tegema, on üks mu lemmiktehnicaid, mida ma koolitustel ja retriitidel kasutan ka palju, on vabakirjutamine. Kes teab, mis see on? Mis see põhipoint on? Just, jah. Mis pähe tuleb, aga mis on hea, kuidas ka kirjanikud seda tegelikult kasutavad, on see, et panna aeg käima. Et te panete aja käima, näiteks 7 minutit, iga selle teema kohta eraldi 7 minutit ja kirjutate täiesti vabalt pastakad paberilt tõstmata. See on üks nendest reeglitest. Nii kaua, kui aeg jookseb, nii kaua oma pastakad paberilt ei tõsta ja nii kaua peab pastakas liikuma. Ja see tähendab seda, et kui vahepeal mõte jookseb kinni, siis kirjutadki sinna. Nüüd täitsa pekkis, mõte jooksis kinni, mitte midagi ei tule pähe. Aga kuna ma ei tohi paberilt pastakat tõsta, siis ma kirjutan edasi ja vaatan, äkki tuleb midagi. Aga praegu küll ei tule, täitsa pea on tühi. Ja siis tuleb. Uskuge mind. Et see on üks hea viis ka iseenda sees erinevate probleemide nagu läbimõtestamiseks, sest kui me mingisuguseid teemasid räägime enda peas, mingeid vestlusi, ma arvan, et teil on ka see tuttav. Oli mingi olukord, see oli mingi suhtlusolukord, mingi konfliktne olukord ja nüüd lased pead, ma oleksin võinud öelda seda. Ja siis uuesti, ma oleksin võinud öelda seda ja lased aga muudkui seda enda peas sama ratast. Nii kui kirjutama hakkad, kirjutad selle ära, mida ma oleksin võinud öelda seda. Ja siis vaatavad, siit tulevad hoopis mingid uued mõtted. Et see on nagu paisu taga kinni, et me peas kipume ketrama mingeid teemasid. See ei ole kõigil nii. Osad suudavad sealt ka kohe välja minna. Aga minu jaoks on see olnud selline hästi abistav tehnika, et ma hakkan siis kirjutama ja siis ma saan selle lahti kirjutatud ja hoopis teise kohta, et ma tegelikult kunagi kirjutama asudes ei tea, mis mu 3. lause on. Sest et see tuleb juba teisest kohast, ta ehitub sellele, mis juba on kirja saanud. Nii, kui ma enne küsisin, kas kellelgi mõni valdkond 0 oli, siis ma nüüd küsin, ühesõnaga tehke kodus seda. Iga selle jupi kohta pange aeg käima ja kirjutage, mida ma teen juba hästi. Ja mida pikem aeg, seda ägedamalt see pinge tuleb. Kas kellelgi oli see mõni valdkond, kus te panite ka 100? Yes. Väga hea. See järgmise ülesande sisse ilmselt ei mahu. Järgmine ülesanne teile on, et vaadake nendele valdkondadele otsa, kus ei ole 100. Ja mõelge täitsa jälle tunde pealt, millises valdkonnas ühe väikese sammu tegemine võiks olla nii märkimisväärne, et see liigutab teisi valdkondi ka. Et mis on see valdkond, kust võiks alustada? Mingisugust väikest muutust. Ma ütlesin väike, tegelikult ma mõtlen pisike, tilluke, samm. See ei ole see, et ma ei tea, lähen trenni, ostan maja, saan lapse või siis enne tuleb leian mehe, kui ei ole, saan lapse, et mitte sedasi. Need on suured sammud. Ma kunagi uurisin mingeid teadusartikleid, on päris palju kirjutatud sellest, et kui paljud uusaasta lubadused murtakse ja mis hetkel see juhtub. Et kuidas esimesed 3 jaanuari nädalat on võimlemisklubid kõik rahvast täis ja siis pärast mahub jälle liigutama seal. Et seal on palju taga seda, et me paneme väga suured sihid endale. Et need pisikesed sammud on see, et kui ma näide minu elust, tahaks võtta koera. Ma sidusin selle koera võtmise oma doktoritöö kaitsmisega. See tähendas seda, et ma ütlesin selle lastele välja. See oli üks esimesi samme, paar aastat tagasi juba. Et kui mul on kaitstud, siis me vaatame ja võtame koera. Ja see oli väga abiks muideks.
sest et siis nad hakkasid käima küsimas, emme, kuidas sul selle 3. artikliga lood on? Just, ma kirjutan ise sinu eest, seda nad on ka pakkunud. et kuidas sellega siis lood on ja see on väga hea motivaator, sest ilmselgelt mul selle asjaga oli vaja, et keegi väljaspoolt mind torgiks, on ju. Nüüd on veits ära vajunud, aga vahepeal küsivad, et peab mingi uue asja välja mõtlema, aga see oli selline väike samm neile öeldes, nüüd ma ise sellel kevadel, täna meil on juba sügis, olen teinud sellist sammu, et kuna ma tahan, mul on mingi kinnisidee juba põhikoolist saati Ameerika Cocker Spaniel, et kui te teate kuskil, kus saab, siis võib pärast tulge öelge mulle. Et ma uurisin kõigepealt ühe sõbranna käest, kellel on Spaniel, et mis ta Cocker Spanielitest teab. Siis ta andis natuke infot. Järgmine väike samm, ma käisin Facebookis, otsisin igasuguste Cocker Spanielite gruppe. Leidsin Cavalier Kingshire Spanielit, leidsin Inglise Cocker Spanielite grupi, Ameerika ma ei leidnud. See on ilmselt kinnine. Ja siis kirjutasin Spanielite tõuühingusse, et rääkige mulle ära, kuidas asjad on, sealt veel vastust ei ole. Et sellised pisikesed sammud, mis ei võta palju aega. Ja nüüd ma annan teile natukene aega. See valdkond, kus te välja valisite, et võiks muutus toimuda, pange sinna 4-5 pisikest sammu kirja, mida te saate teha selleks, et seal hakkaks midagi liikuma. Piiks. Nii, ja siis on oluline asuda neid väikseid samme tegema sellises mõnusas, pisikeses, regulaarses rütmis. Selleks, et suurt muutust ellu viia, see ei ole teile kindlasti mitte võõras. Arutleda saate nende üle pausi ajal. Järgmise 10 minuti jooksul püüan ma teile ühe püramiidi ära tutvustada, mis võiks aidata nii, see on selline päris mitmeotstarbeline püramiid, seda saab kasutada nii enese analüüsimiseks kui planeerimiseks. Ehk et kuidas ma edasi lähen. Näiteks, kui teil on seal mõni harjumus, mida te olete tahtnud, et teil oleks või olete tahtnud, et seda ei oleks või mingi tegevus, mida oleks tahtnud teha, aga millegipärast see üldse ei rakendu, siis tegelikult annab selle püramiidi abil seda mõtestada küll. Et ma küsin teilt praegu küsimused töö rolli kohta, aga saate küsida neid küsimusi, mis iganes rollide kohta, ükskõik milliste oma elu osade analüüsimiseks. Alustan teisest tasandist, selle teise tasandi peal ongi tegevus või harjumus. See on see, kus kohas siis on see fookus teile, et mida te muuta tahate. Või mingit uut asja luua, või midagi ära jätta, või midagi juurde tuua. Seda tasandit toetab keskkond, eks ju. See on siin esimesel tasandil. Et kui küsimustega minema hakata näiteks töökohta, et siis me võimegi kõigepealt, sõltub, mis alustame altpoolt, küsida küsimuse, et kus ma olen sellel hetkel, kui ma teen tööd. Milline on see keskkond minu ümber? Mitte ainult füüsiline, aga ka kes on need inimesed. Püramiidi autor on muideks Robert Tilts. Et ma ei ehi ennast võõraste sulgedega. Ja et kus ma olen ja kes on minu ümber? Mis on see keskkond? Seda võib küsida ükskõik mis valdkonna kohta. Näiteks ka selle kohta, et kui mul on lõbus, siis kus ma tavaliselt olen, kui mul on lõbus. On ju? Siis tegevus või harjumus, see on see, mida te saate küsida töö kontekstis siis, et mida ma teen, millised on minu tegevused töö kontekstis, mida ma teen. Siin kohal on võimed ja oskused. Kummal pool ma näen nüüd. Võimed ja oskused. Ja siin on küsimus see, et milliseid võimeid ja oskusi ma rakendan neid tegevusi tehes. Siit saab päris hea pildi selle kohta, et kas ma rakendan kõiki neid oskusi ja võimeid, mis mul on vaja mõned ripakil, ma tahaksin veel või oleks mul tegelikult juurde vaja. See on selline hea analüüsi koht. Siis on hästi oluline tasand on väärtuste ja uskumuste tasand. See on see küsimus, et mis on mulle töö juures oluline ja mida ma usun või peaksin uskuma, tahaksin uskuda, et seda tööd hästi teha. Mis on need toetavad uskumused? Millised väärtused mind toetavad ja millised uskumused mind toetavad? Siin on identiteet.
ehk siis kes ma olen, kui ma seda tööd teen ja kas see, kes ma olen töörollis, läheb kokku sellega, kes ma olen inimesena, nagu väljaspool tööd. Et see tundub juba naljakas nendel hetkedel, kui ma ka kompassi seadistamise retriite teen, ma ütlen, et see on tööalase kompassi seadistamise retriit, sellepärast, et siis on inimestel lihtsam tulla ja rääkima hakata. Reaalsus on see, et kui me lähme väärtustesse ja uskumustesse, siis loomulikult kõik need väärtused ja uskumused, mis meid mõjutavad, nad ei mõjuta meid mitte ainult töös, vaid kogu elus. Ja see tähendab seda, et pooled inimesed retriidilt lahkuvad mõttega, et mitte töös ei ole asi, vaid ma pean midagi oma suhtes tegema. Et selles mõttes me vaatame läbi tööakna, aga vaatame inimesele palju sügavamalt sisse, ega ma coach'ina ka samamoodi, me tegeleme küll tööküsimustega, aga reaalsus on see, et inimene saab sealt palju rohkem. Ja siis on vaimsus. See on selline spirituaalsem tasand, et see küsimus võib-olla on see, et mis on mu kõrgem eesmärk seda tööd tehes. Mida see mul täita aitab. Ja kui ma ütlesin, et seda saab kasutada nii analüüsiks, niimoodi küsida selliseid küsimusi, ükskõik mis valdkonna kohta, siis samamoodi saab seda, mis on hästi oluline põhimõte selle püramiidi juures, on see, et kui ma tahan mingit muutust oma ellu tuua, siis ma pean seda tegema vähemalt aste kõrgemalt. Näiteks, kui ma mõtlen, mina õppisin ujuma, jutumärkides, umbes 20-aastaselt, siis kui mu abikaasa mind hästi toetas, tule, saad hakkama ja järves selgus, et järves vesi ei lainatagi nii palju, seal on võimalik peal püsida. Ja siis ma ütlen sõpradele ka alati, et ei, ma ujun ainult seal, kus on nagu põhi, sest nad ütlevad mulle, et igal pool on põhi. Et ükski meri ja järv ei ole ilma põhjata, siis ma pean alati täpsustama, et see peab olema nii, et mu nina jääb vee peale. Ja kui ma tahaksin näiteks ujuda, et hakkaks ujumas käima, siis esimene asi, mida mul vaja teha on õppida ujuma. Okei, oletame, et need oskused on olemas. Enamik neid muutusi tuleb teha siiski sellel tasandil. Et kui ma oskan ujuda ja ikka ei lähe ujuma, või ma oskan mingisugust asja teha, aga ma ikkagi ei tee seda, siis on tõenäoliselt küsimus järgmises tasandis ja ma pean küsima enda käest, kas mul on mõned väärtused oma vahel konflikti läinud või millised uskumused mind siis kas takistavad selle harjumuse loomisel või selle tegevuse tegemisel. Et see on ka selline hästi tavaline. Võtan korraks kella. Täitsa 5 minutit veel. Sellel hetkel, kui koroona algas, siis pidi algama minu esimese astme NLP koolitus. Ja see lükkus natukene edasi ja siis ma olin hästi hädas, et appi. Nii väga tahaks juba teada, mis seal kõik räägitakse. Ja siis ma lugesin läbi selle NLP for Dummies. Teate nüüd see sari, kollane sari on ju. Ja ma ei saanud pooltest asjadest aru, sest et see oli veitsid liiga keeruline. Pärast koolitusel sain aru, mis asjad kõik tähendasid, aga see tee mulle üks harjutus, mida ma siis tegin, sest see oli ka see aeg, kus me WildFitiga alustasime. Ja minu sees oli selline veidike nagu konfliktne koht. See oli see koht just nende väärtustega seoses, et ma tahtsin tervislikult toituma õppida, aga ma natuke kartsin seda ka. Sest ühelt poolt ma kujutsin ette, ma ei tea, kes on näinud seda Nigella telekokka. Sellest on mingi, ma arvan, 15 aastat möödus, aga minul on siiamaani tema see viis meeles, kuidas ta rääkis. Ta on ise selline hästi vormikas ta. Ja kui ta suu lahti tegi, siis mul hakkas juba suu vett jooksma paljalt sellest, kui ta rääkis ja siis ta kasutas ju ainult suhkrut ja rasva ja jahu ja kõike seda. Oh my god. Ja mina kujutsin ette, et see on nauding. Ma näen, kuidas ta naudib ja ma tahaks ka sellisel moel toidu tegemist ja toidu söömist ja tarbimist nagu nautida lihtsalt nagu nii mõnus. Ja siis on teiselt poolt see, et tahaks olla ikkagi selline vormis ja otsustav ja selline terav ja kihvt nagu äge on ju, selline ja tervislik. Aga natuke oli hirmus. Esiteks ma ei taht sellest lahti lasta ja see teine tundus selles mõttes õudne, et mul ei ole kunagi elus, ma ei ole dieete pidanud, mul ei ole seda vaja olnud, aga see tervislik toitumine seostus hästi palju dieetidega ja siis kõik see vaev ja issand, kuidas nad näevad vaeva ja see on kõik on nii raske ja sa pead mingi üksluiselt sööma ja appikene, ma ei on ju. Aga see harjutus oli hästi äge. See oli selline harjutus, et ma siis pidin 2 seda tegelast enda sees, kes mul konfliktis on ette kujutama. Üks oli siis selgelt Nigella, teisele ma nime ei pannud, aga see oli selline fit ja fierce on ju. Ja siis hakkasin otsima, mis on nende see eesmärk. Kui ma saavutan selle, mida ma siis tahan. Kui ma saavutan selle, mida ma siis tahan. Et käisin nendega need rajad läbi ja ühel hetkel leidsin sellise ühise. Et nad ühel hetkel
on ühise väärtusega. Nad tahavad ühel hetkel ühte ja sama asja. Nad tahavad toidunaudingut ja tegelikult see tervislikkus ei ole seotud sellega, et siis kaob nauding ära. Ja WorldFit toetas seda väga hästi, sest et seal ei antud ühtegi retsepti, et seal öeldi, et nii, nüüd on see nimekiri, seal välismaa värk, mingi 4 tulpa, mingid asju, ma tõlkisin ennast ogareks praegu nendest juurikatest kõigist. Eestis lähed sinna Selverisse, siis vaatad, see on see meeter siin, lillkapsas ja brokoli. Mida teha lillkapsast? Kuna minu variatiivsusnälg ei talu seda, et ma söön iga õhtul sama asja, mida mu abikaasa päris hästi kannatab, siis see tähendas seda, et ma õppisin lillkapsast tegema igasuguseid asju. Ja loovus kasvas ja tegelikult see toidu tegemise nauding ja see kõik on alles ja söömise nauding ka, ilma et ma peaksin tarbima selle juures kõiki neid mittesobilikke asju. Nii et seda harjutust tasub ka teha. Et tõenäoliselt on siin tasandil selline kõige võtmetasand, kus toimetada. Et vot. Ja kusjuures alguses teile ei öelnudki, et mis me assistentidega siis on minu selleks potentsiaalseks ametiks välja mõtlesime selle kompassiga seoses. Te saate nüüd öelda ja siis pärast mingisuguse pausi ajal ka mingeid häid ideid pakkuda, et aga kui ma oleksin navigatsioonihaldjas. Et ma ju ei seadista kellegi kompassi. Kompassid on kõigi inimeste enda omad, aga ma toetan seda protsessi, et igaüks võtab oma kompassi ja seadistab teda ise. Teil on ka nüüd mõned tööriistad selleks ja kirjutage ja mõelge. Ja mõelge just läbi selles võtmes, et kus ma ise olen ja kuhu ma liigun. Ja siis on võimalik teisi inimesi ka toetada, kui see ennast hästi tunda. Et suur aitäh!